I'm David from Latvia. Tere, I'm Hamza from Italy. Hi, I'm Laura. I'm from Latvia. Tere, mina olen Einike Eestist. Hey, and this is Ivo from Latvia as well. Hello, and I'm Eva from Latvia as well. Tere, täna räägin ma siis Einike Aedmaga, kes jagab meile siis meelsasti saarel toimuvat, mis on siis üldse saarel toimunud ja kui äge seal üldse siis olla on. Tere Einike, sina oled mul juba siin vastas, et palun tutvusta ennast natukene lähemalt, kes sa oled ja kust sa tuled? Jaa, mina olen Einike, tulen niimoodi, ütleme siis Lõuna-Eestist, ehk siis Tartu ja Võrumaa on minu nagu 2 asukohta ja igapäevaselt olen ettevõtja, toimetan nii Tartus Teadliku Ettevõtluse Akadeemias kui teen ise niisugust naiste enesearengu teemalist podcasti ja natuke ka turundusteemasid siis teistele ettevõtjatele ka. Nii vahva, väga hea sissejuhatus, aga räägi, kas saarele tulek oli teil pigem selline unistusena juba varem või oli selline eksprompt tulemine, et nüüd lähme? Mul on tegelikult sellega täiega äge story rääkida, kuidas mina nii-öelda enda reaalsusesse selle siis lõin. Me suvel või tegelikult kevadel juba minu tänaseks päevaks abikaasa ütles mulle, et kuule, et abiellume, et ma tahaks sinuga abielluda. Ja siis ma ütlesin, et okei, et ma olen paar korda varem olnud abielus, et 3. kord ma tahan teha nii, nagu mina tahan. Nagu veelgi rohkem minu moodi või selle tänase minu moodi. Ja siis ma ütlesin talle, et mis oleks ideaalne. Me läheme, teeme 2 asja ära, teeme mingi väga ilusa photoshooti ja pärast läheme kuhugi loodusesse. Läheme kuhugi looduskaunisse kohta ja siis see kuidagi jäi meie sisse elama. Siis see päev jõudis kätte ja kuidagi oli niimoodi, et me ei saanud sellel nädalavahetusel nagu minna ja pärast nagu nii põhimõtteliselt järgmine hommik ta oli täiesti haige ka, nii et peale abiellumist jäi kohe haigeks. Nii et ma olin nagu lõppkokkuvõtteks mingi mega õnnelik, et me ikkagi ei surunud seda kuskile minekut. Aga see tunne jäi nagu alles või kuidagi, et ma ütlesin, et vahet ei ole, et läheme siis, kui läheme, tuleb see hetk siis, kui tuleb. Ja siis 1 ööpäev ennem seda, kui te postituse tegite. Ma läksin õhtul voodisse magama ja juba pool uneseisund. Ja siis ma olin mingis sellises kohas, kus mul on nagu tuli pilt ette, et ma olen kuskil nagu valgete seintega majas, mere ääres, kõik on ilus, chill, romantiline. Ja siis jäin magama, järgmine päev mingi lõunapaiku ennem, kui me läksime sauna, nägin postitust. Ja siis ma ütlesin mehele, kuule tead, et niisugune võimalus on, et nädalaks saaks minna saare peale, kus ei ole teisi inimesi. Ja siis ta ütles, et täidame selle vormi ära ja vaatame. Aga ma olin juba alasti, seisin seal kodus sauna ees ruumis ja siis kiiresti täitsin neid küsimusi ja vastuseid seal. Ja siis tegin ikkagi üsna niimoodi lühidalt ja mõtlesin, et okei, kui see on meile, siis see tuleb meile. Ja siis mingi paar nädalat hiljem võttis Karen meiega ühendust, et kuule, et me valisime teid välja, et tulge. Ja niimoodi me mõtlesimegi ja ma mõtlesingi, et 2 nädalat, kus ma nägin, et see on sellel aastal võimalik, oligi kas see nädal või siis järgmine nädal, mil mul on endal sünnipäev, et siis mõtlesime, et okei, vaatame, et kas me oleme mesinädalatele või ma lähen sünnipäeva tähistama. Nii et 2 varianti nagu oli. Nii et niimoodi see tuli, aga mina olin varem Virelaiul käinud suvel. Nii et ja ma eelmine aasta ka märkasin korraks seda teie hõiget küll. Juba siis ma mõtlesin, päris äge oleks vist nädal aega seal niimoodi üksi chillida. Et selles suhtes see oli niisugune põnev väljakutse ja samas nagu, mina mõtlesin ka selle peale, et okei, et minu mees on esimest aastat Eestist, ta on muidu ju pärit Liibüast ja niisugune Itaalia Liibüa sugemetega mees. Ja ta ei ole niisugust Eesti talve varem kogenud ja me oleme peamiselt ju terve suve olnud Lõuna-Eestis. Ja siis ma mõtlesin, et päris äge oleks talle sellisel viisil
seda Läänemerd tutvustada ka, et ta näeks seda Eesti merd, sest et jah, Vahemeri on natuke teistmoodi, kui on Läänemeri. Nii et selles suhtes oli nagu kuidagi, ma ei tea, mitu kärbest siis ühe hoobiga niisugune situatsioon. nii vahva jagamine, issand kui hästi ja kuidagi kõik loksus nii hästi paika. Aga kuidas, ütleme, kuidas sinu elukaaslane praegu siis tunneb, kas see, ütleme, see esmamulje nagu Eesti kliimast, kuidas talle see oli? Just seal saarel olles, milline see oli tema jaoks? Ei, selles suhtes, et talle meeldib, sest tegelikult talle väga kuum ei meeldi ja pigem on ta olnud rohkem kannataja kuskil nagu väga kuumade silmade keskel. Nii et ja kui me siia loksusime, siis no meil oli selles mõttes põnev siia tulek ka, et Tartus lund ei olnud, oli imeilus päikesetõus ja siis, kui me hakkasime sõitma, siis me pidime tulema läbi Viljandi, aga seal oli meeletud lumetormid ja ma ei tea, tõesti, me mõtlesime, et meie küll ei jõua selleks ajaks, isegi kui me mõtlesime varuga, et meil on aega hommikul ja läheme, aga lihtsalt need teeolud, et nii, et ta nägi nagu siia nagu see sõit oli selline, et ta nägi Eesti süvatalve teeolud ära, siis me jõudsime siia rannikule ja siin oli jällegi ilma lumeta ja ilus ilm, nii et me saime nagu kogu läbivaate siis sellest talve võimalikkusest ja ühe väikse Eesti kontekstis. Et ei, tema on väga rahul, talle väga see nagu sobib. Ennem siia tulekut me õnneks ostsime talle talvesaapad ära. Nii et eile ütles mulle, tema on nii õnnelik, et need talvesaapad said kaasa, sest et need on siin nagu nii mugavad ja mõnusad ja selles suhtes et ta on nagu hästi avatud või nagu ta vaatab, mis kogemus toob ja tal ei ole siiamaani küll ühtegi niisugust kaeblust olnud tema poolt. Väga vahva ja ma võin kinnitada, et Viljandimaal oli tõesti meeletu lumi maas. Ma ise elan Viljandimaal. Praeguseks on lumi kõik ära sulanud, aga jällegi nii vahva, et kuidagi jällegi kõik oli nagu ette määratud, et see pidi nii olema, onju. Et kõik, mis tuleb ette, et seda kõike on tegelikult vahva kogeda ja eriti veel, kui sa oled pärit kuskilt mujalt maalt, eks ju. Et milline vau-efekt. Aga et saarele sõita algas juba teil üllatustega, et tõesti see lumerohkus on ja lisaks veel see ju ka, et saarele kohale jõudes te ei olnud ju üksi. Mis teema sellega oli? Räägi sellest ka, et keda te siis kohtasite? Ja meil oli selles mõttes oli vahva, et me läksime sinna sadamasse ja siis meil oli nii, et okei, aga paati tuleb veel 4 inimest peale meie. Lisaks siis paadimehele. Et tuleb veel 4 inimest ja mina juba eestlasena ma tean, ma olen ise ju Läti piiri äärest, nii et ma läti keele kohe kuulsin ära. Tüdrukutest üks oli väga-väga hirmul sellest paadisõidust, ta lihtsalt värises seal terve selle sõidu. Aga siis me saime aru, et okei, et meiega koos on saarele tulemas veel keegi. Mina teadsin natukene, et võib keegi tulla. Paar päeva ennem Priit mulle ütles, et kuule Einike, Läti noored tulevad, kuidas ta ütles mulle, tulevad mingid niisugust survivali värki tegema. Aga et nad on saare teises otsas ja sa ei pea üldse muretsema millegi pärast ja Ja siis ma ütlesin, et kui tulevad, siis tulevad, on nii nagu on ja et nemad on esmaspäevani. Ja siis ma mõtlesin, meie oleme ju tegelikult mitte ainult 7 päeva, me oleme 8 päeva, sest et me tulime laupäeval, muidu tavaliselt saarevahid vahetuvad pühapäeviti, onju. Nii et ma mõtlesin, et kui on need mõned päevad, siis need on ja küll me hakkama saame, onju. Aga kuidas teil see edasine seal ikkagi oli, et kas te siis tõesti olite eraldi või kuidas te siis üldse, kas saite kokku, kuidas saite kokku, mis edasi sai? Ja selles suhtes oli, nagu neile oli põnev kogemus see, et nemad ei teadnud, et puid peab kaasa võtma. Ja kui nad nägid, et meie toome paati 15 kotti puid, siis me nägime, kuidas nad näost läksid ära. Neil oli nagu kerge, vaata, mis asja? Ja neil oli natuke teine info mingitest asjadest kui minul. Ja siis, aga me jõudsime siia ja siis, aga kõik olid
hästi abivalmid, sest et see purre, mis siin oli, see oli totaalselt jääs nagu paksu jääkihiga kaetud. Ja siis oli niimoodi, et ei olnud võimalik liikuda ilma üksteist abistamata. Ehk siis see tähendas seda, et kõik andsid üksteisele kotti ja hoidsid käest kinni, et me lihtsalt merre ei kukuks. Ja siis see oli juba nagu esimene kontakt, et meil oli vaja nendega kontakt teha. Siis me vedasime kõik need kotid ja asjad siin kamba peale majja ära. Nad olid väga abivalmid, sest nad said aru, et neil on ka puid vaja. Ja siis, et me elame ühes majas. Ja tegelikult Priit andis meile variandi ka, et kas me tahaksime olla eraldi neist, et ta pakkus saunamaja varianti. Aga kuidagi minu, ma ei tea, mingi ratsionaalne meel ja mingi tunnetus ütles, et niikuinii me köögi jagame ja siis ma lihtsalt, me tutvusime ja siis mõtlesin, et kuna majas on ju 2 korrust, on ju, ja eelmised sarevahid olid juba siin ühe ahju nii mõnusasti soojaks kütnud, et mõtlesin, et mina olen õnnelik, kui mina saan seal ühe toa, et ise te saate valida, kus teie ise siis olla tahate ja et kööki me jagame ja siis kuidagi otsustasime, et okei, teeme koos söögi, et kui meid on määratud siia saarele olema, on ju. Ja kuna neist üks tüdruk või isegi, ma noormehe puhul ei tea, aga üks tüdruk oli mingis Läti TV-shows osalenud ka mingis tõsielu seriaalis, siis tema jaoks oli see nagu mingi niisugune, et paigutame inimesed ühte tuppa ja hakkame minema, et siis nad olid nagu avatud sellele, sest nad tulid siia kogema Veerelaidu nagu sellisena, nagu Veerelaid on. Ja kuidagi oli niimoodi, et me saime kohe jutu peale enam-vähem sama vanad kui meie nagu vanuselises mõttes ka nõksa nooremad meist, aga üldiselt niisuguse sarnase elustiiliga, sarnase mõtlemisstiiliga inimesed ka turundusvaldkonnas, nagu ma ise toimetan. Ja siis minu partner on kokk, nii et meile kõigile nagu sobis, et meil on olemas nagu perfektne tiim, et siin koos ellu jääda nii-öelda. Aga ei, me ilusti saime puudega ja kõigega saime nagu jagatud ja toiduga ja nad olid võtnud mingi imelise veise beefi kuskilt Läti parimast restoranist kaasa ja siis nad olid mures, et see saaks ikkagi nagu korralikult tehtud ja siis õnneks oli inimene kaasas, kes teadis, kuidas seda käidelda. Nii et ei, et see aeg koos nendega oli täitsa vahva ja me saime väga palju uusi kontakte ja sõpru ja et me lihtsalt nagu mehega rääkisimegi omavahel, okei, meil on valik, kas me lihtsalt istume oma toas ja oleme nagu eraldi ja loome niisugust eraldatust või lihtsalt nagu lähme asjaga kaasa ja vaatame, mida see meile kõigile toob. Nii et kuidagi pidi minema nii sellepärast, et nad ütlesid, et ka neil olid nende kuupäevade osas mingid nagu muudatused niimoodi, et nad ei pidanud tulema sellel ajal, nad pidid mingil teisel ajal tulema ja siis kuidagi sätiti, nagu alati öeldakse, et vaata pusletükid peavad nagu lähevad alati õigeks hetkeks paika, nii et jälle pidi siis nii olema. Nii vahva. Aga kas teil toitu ja jooki ikka jagus? Te olete ju ise veel saarel, et mis te arvate, kas jagub ja mida te soovitaksite kindlasti teistel kaasa võtta? Mida tasub? Ja hästi üllatuslikult on tegelikult magedat vett meil kulunud väga palju, et kuigi ma saangi aru, et vaata, kui on rohkem inimesi ja igaüks joob oma tassi kohvi ja veel paar tassi teed päeva jooksul ja siis tahetakse niisama vett juua, on ju. Teatud toite ei valmista soolase veega, on ju. Et siis vett meil on kulunud oodatust rohkem. Puusid on oodatust rohkem kulunud, sellepärast, et ikkagi isegi kui me valisime sellised toad, mis nagu toetavad üksteise niisugust kütmist, siis tegelikult rohkem inimesi on, et siis kulus ka rohkem puid, aga mul mees ütles, et saame hakkama, et ilmselt saame hakkama toidu osas, ma küll ei muretse praegu, et meile endale tundus alguses, miks me mingeid asju kaasa peame võtma, näiteks, ma ei tea, rosmariini või koriandrit või meil oli nagu see, et ma olen harjunud, et kui ma käin temaga poes, ma pean usaldama, et kui tal tekib tunne, et ta peab midagi võtma, siis nii on. Ehk siis pärast selguski, et me ei teadnud, et võtad veise kaasa, aga meil just oli vaja rosmariini, näiteks mingid niisugused asjad.
et siis kuidagi niimoodi, et lätlased jätsid meile ka mingid, nad ei hakanud tagasi viima midagi. Et ma arvan, et on üsna nagu balanced, üsna tasakaalus see. Aga mida magedat võiks tõesti vaadata, et sõltuvalt nagu enda harjumustest, ma ütleks niimoodi, et tegelikult mina küll tunnen, et võib-olla see tropine ilm ka ja mis siin olid nüüd, et kuidagi lihtsalt keha tahab vett. Minule endalegi üllatuslikult palju rohkem, kui ma võib-olla koduski olen tarbinud. Joogid olid kaasas küll, aga lätlased olid ju arvestanud, et nad saavad esmaspäeval minema. Nii et nad tegid pühapäeval väikse peo ja siis teada esmaspäeval, et nad jäävad siia veel kauemaks. Et siis oli nagu teistmoodi kogemus ka, et siis oli niisugune rahulik, mõnus lauamängude õhtu ja teetassiga, et selles mõttes, et selline nagu huvitav. Aga mida me kõik, ka nemad ütlesid ja meie ka kogesime seda, et kui sa lähed saarele, teades, et sa ei saa poodi minna 8 päeva, siis ajus hakkab tööle niisugune mehhanism, et kuule, igaks juhuks peaks seda võtma ja igaks juhuks peaks teda võtma. Et ajus hakkab puhe tööle nagu see koht, et oh my god, äkki me peame kauemaks jääma, äkki et tõesti läheb nagu see käima ja see niisugune külmkapi küsimus oli minul ennem. Et siis tasub lihtsalt vaadata nagu temperatuuri, ma arvan, et see on nagu kõige olulisem, et vaadatagi, et mis need välitemperatuurid on, et meil on siin mõnus niisugune, mitte miinus, +1-2, ma arvan, et siis me oleme mingid niisugused lihavärgid ja asjad, mis meil on kaasas olnud, et me oleme lihtsalt riputanud välja üles, et rebane ei saaks jaole tulla. Et oleme lihtsalt riputanud välja ja ülejäänud asjad tegelikult majas leiab niisuguseid jahedamaid nurgakesi küll, kus asju hoida, nii et ei ole üldse hullu. Nii et praegu on kolmapäev, pühapäevani on veel minna. Ma arvan, et nälga meie kindlasti ei jää. Et me tegime tegelikult niisuguse näidismenüü endale kodus, et vaadata, lihtsalt tuletada mingeid võimalikkuseid meelde ja kuidas me ei ostaks nagu, et ära jaotada, et näiteks, et pool pakki pastat sellel päeval, pool pakki sellel, et me ei ostaks nagu liiga palju ka. Et tuleb arvestada, et see toit tuleb kõik kohale vedada ja nii sadamas on vaja vedada, kui siin saarel olles on vaja natuke vedada, et puud ja toit ikkagi, et see on omajagu jõupingutust, et meil oli kõigil ülejärgmisel päeval lihased valusad sellest vedamisest. Aga see käib asja juurde, et see on nagu siikluse osa. Aga sa mainisid rebast. Olete te kohanud ka looma, lindu, kedagi seal saarel, et jänesed, aga kas rebast nägite? Ei, me ei ole rebast näinud, et me mõtlesime, et huvitav, et kas see on nagu üks tore nagu turundusstory või päriselt on rebane. Et siis me mõtlesime, et okei, me panime lätlastel oli mingi kana võetud kaasa, aga meie seda ei julgenud süüa, sest et nad ei olnud pandud seda kohe nagu külma. Ja siis me panime välja natuke majast eemale selle kana, nii et me vaatame, kas rebane tuleb sööma või ei tule või tuleb keegi teine. Aga meie ise rebast ei ole näinud ja vahetult ennem seda suurt tormi olid luiged väljas ja ma mõtlesin, ma lähen pilti tegema, aga selleks ajaks, kui mina välja läksin, olid luiged kadunud, aga ma aknast, ma ärkasin üles, ma nägin aknast, et luiged olid tulnud täpselt siia akna alla, et luikesid oleme näinud ja parte on siin päris palju ja linde ja kõike on, et selles suhtes ma arvan, nii nagu ikka igal saarel on. Ja tegelikult rebane on täitsa olemas. Ta elab teises saare otsas ja ta oskab tulla kuidagi sellisel mõnusal ajal, et jänesed juba teavad, oskavad peitu minna ja vastupidi, eks ju. Et see rebase kohtamine on vist paras selline katsumus, et ei pruugi näha. Väga vähesed on näinud, kes nägi saba otsa, kes kuulis mingit häält, on ju. Et teda niimoodi pildile ja videole saada on ikka päris keeruline. Aga ütleme seal saarel ringi kõndinud te ju olete. Kas te olete teinud saarele ka tiiru peale, vaadates, kuidas seal on? Mina proovisin teha tiiru peale.
aga vesi tuli vastu. Ehk siis, et ma lootsin, jah. et kuna siinpool otsas oli nagu jäätund, siis nii, et mida rohkem ma nagu sinna saare teise otsa jõudma, seda rohkem märjem seal oli, nii et mul jalad said märjaks ja siis ma mõtlesin, et pean tagasi tulema. Et noh, ma arvan, et ma jõudsin niimoodi nagu, noh, ikkagi kõndisin omajagu aega, et ikkagi sealt sellest, kus see niisugune kivine osa lõpeb ja tuleb niisugune muru ja hein, et ma ikkagi kõndisin sealt, et esimesed veeloigud ma ületasin, aga siis ma nägin, et seal tuleb nagu nii suur veeloik, et ma lihtsalt ei saa sealt kuivade jalgadega läbi, et siis ma mõtlesin, et äkki mõni päev tuleb miinuskraade, et siis äkki saaks minna kaugemale niimoodi, et oleks nagu mõnus, et noh, ma mõtlesin, et vaatame, et kas loodus annab seda nagu võimalikkust või mitte. Et noh, ma mõtlesin, et teine variant oleks minna täitsa nagu noh, kallast mööda. Et siis mõtlesimegi, et täna läheme, et täna on väiksem tuul, et täna äkki läheme vaatame, kui kaugele täna jalutada saab. Nii vahva, ma väga loodan, et loodus annab selle võimaluse ja te saate selle tiiru peale teha. Et paljud räägivad, et ütleme sinna just nagu saarele jõudes, et see saar tundub nii tilluke. Kuidas teil kohale jõudes on? Kas ta tundub teile pisike või pigem on ta selline, et oi, et on hoopis suurem? Kuidas sellega? Emotsioonid? Ja ei, tegelikult ta tundub, kui sa tuled nagu sealt Virtsu poolt, on ju, sa tuled siia, siis ta tundubki tilluke, aga kui sa ikka kõndima sinna hakkad minema ja kui sa lähed nagu juba vaatad nii-öelda sinna päikeseloojangu poole, siis sa näed, et tegelikult see saar on päris suur. Et mul oli nagu huvi, et ma mõtlesin, et mul on sammude ja telefoni küljes, et ma mõtlesin, et huvitav, mitu sammu on vaja teha, et sellele saarele nagu ring peale teha. Et siis ma enam-vähem vaatan kilometraaži ka, et mitu kilomeetrit see ring oleks, et siis tekib nagu see suuruse nagu taju, et tegelikult ta on ikkagi omajagu suur, et ei ole päris niimoodi, et pisike killuke. Aga ütleme seda, et jah, et seal on, ütleme, seda vett on palju, et tõesti see ületamine, need kohad on nagu keerulised, aga millised riideid tasub üldse saarele kaasa võtta? Olulised vist on väga just jalanõud, ma saan aru. Ja jalanõud. No mina tulin ju saarele niimoodi, mõtlesin, et ma võtan niisugused kodused, soojad, mugavad riided, otsisin oma suusatamise, selle esimese kihi suusatamise esimese ka välja ja ma võtsingi ainult mingid sellised kodused riided kaasa ja siis, kui lätlased siia tulid, siis mul oli nii, noh, ma ei ole ikka mitte midagi nagu normaalset kaasa võtnud, ainult need teksad, millega ma tulin. Et mul on kõik mingi niisugune retuusid ja soojad kampsunid ja villaseid sokke. Lätlased, mul oli päris mitu paari niisuguseid villaseid ja mul on mingid niisugused merino sokid, mis on spordi tegemiseks just head. Et siis ma laenasin neile ka villaseid sokke, et villased sokid võiks olla paar paari küll kaasas, sest et siis on mõnusam olla siin ja sest põrandad on natuke jahedamad. Aga muidu mulle tundub, et kui ikkagi ennast sinna kamina kõrvale kerra keerata ja tegelikult õigeid kütmisstrateegiaid kasutada, et kui teised saarevahid ütlesid, et nad kütsid 2 korda päevas seda ahju näiteks siin toas, siis meie oleme praegu niimoodi teinud, et vahetult enne magama minekut õhtul kütame ja tegelikult praegu on see tuba endiselt väga soe. Et kui õigel ajal kinni panna ja õigesti kütta, siis tegelikult külm küll ei hakka. Et lihtsalt ongi see küsimus, et nagu julgeda õigesti kütta, ma ütleks siis niimoodi, aga ma olen maatüdruk, siis ma tean neid nippe, kuidas hoida sooja rohkem. Aga muidu riietuse osas ma ei oskagi midagi öelda, et peaks olema midagi ekstra õues olekuks küll, et kuna ei tea, kas on tormab või ei torma, et minul on nii-öelda talvine vest kaasas ja mul on niisugune pikk mantel kaasas, ja tuulekindlad need püksid ja et siis rohkem ei olegi nagu vaja midagi. Ja, aga ütleme seadmetest, et paljud räägivad akupankadest, et ütleme telefoni nii-öelda elus hoida, et kas akupank oleks vajalik, et kuidas laadimisvõimalustega on ja?
noh, selles suhtes, et meil on 2 peale 1 päris korralik akupank olemas. Me oleme päevasel ajal lihtsalt täis laadinud, aga meie teda tühjaks ei ole nagu tegelikult mitte ükski kord, sest et me oleme kuidagi omavahel kokku leppinud ka selle, et kas me oleme siin selleks, et scrollida või me oleme siin selleks, et võimalikult vähe seda teha. Ja kuna mina tean, et mul on endal arvutil ka aku ikkagi selline, et kui ma tahan laadida oma telefoni, siis ma saan 2 või 3 korda oma telefoni ilusti täis laadida ka arvuti aku pealt ja arvutit ma laadinud ei ole. Esimesed 3 päeva ma arvutit isegi lahti ei teinud. Eile ma tegin ühe väikse tööalase niisuguse, saatsin oma uudiskirja lugejatele kirja ära, et mul juba oli emotsioone, mida jagada, on ju. Et siis ma nagu seda tegin. Aga see sõltub ka, et meil oli ju näiteks esimesed 2 päeva olid meil ju päikselised, siis meil oli niimoodi, et kõik said siin laadida ja eks poisid siin õhtul lülitasid, kuna ma sain aru, et ka lätlastel oli ka selline kokkulepe, et nad saavad elektrit generaatori, et kui nad tegid oma filmiklippe ja asju, et sest et nad salvestasid päris palju materjali Viirelaiu kohta ja väga fun'i materjali ja väga äge oli näha neid töötamas. Et siis Lightbox ikkagi tahtis valgust, et siis generaatori nad lülitasid sisse, aga me oleme omavahel ja niimoodi, et tegelikult ma ei tea, mida sa seal telefonis siis peaksid nii väga tegema või üldse tegema kogu aeg, et oleks seda vaja. Mida mina võtsin oma kõlari kaasa, kõlari laadimisjuhet ei võtnud. Et ma mõtlesin, et ma võtan ema oma, sest ma tean, et ma ema oma saaksin laadida ka enda nagu akupangaga. Aga ma unustasin maha ja siis mul oli nii, et sellest mul küll, et kõlari aku sai tühjaks ja nüüd on vaikus majas. Et selles suhtes, et see võiks olla, et meil oli just see mõte, et me tahame, ma ei tea, väikest romantikat teha ja tahame võib-olla tantsida. Me oleme niisugused tantsimisinimesed, et siis seda nagu endale luua. Aga selles suhtes akupank võiks olla igaks juhuks, sest et ma ütleks selle kohta niimoodi, et sa ei tea, kuna päike annab elektrit, sa ei tea, kuna on elektrit, et nii-öelda igaks juhuks ja meie olemegi praegu teinud niimoodi, et meil on see strateegia, et kui on elektriaeg, siis me laeme asjad täis ja that's it. Et tegelikult siin nagu seda võimalikkust on ja tõesti nagu ise peab lihtsalt nutikas olema. Jaa, tõsi. Ma nõustun sellega täiesti, et kui minna sellisesse kohta, et tõesti, mida sa seal telefonis nagu pargid, vaata. Et on ikkagi see, et just see, ütleme, kui kahekesi on võimalus olla, et see kahekesi jutu ajamine juba seal mõnusa kamina ees on ju imetore, imevahva. Ja tõesti väljas jalutamine, et kas sa näed seda maismaad sealt eemalt ja milline see ilmaolukord seal on, et see kõige selline nautimine on minu meelest nagu palju suurema tähendusega kui see, et me tõesti scrollime ja vaatame, et pärast aega scrollida küll. Ma olen täitsa sinuga nõus. Aga ütleme, et olete selline julge seltskond te kõik seal, kes olete aga ütleme nii, et kas teil oli mingisuguseid hirme ka, kui te, ütleme, saite teada, et issakene, me nüüd peame minema, aga kas oli mingisuguseid hirme? Mingi hirm oli, aga ma ei suutnud sellele nagu nime panna. Ma tean, et nädal aega ennem, siis kui ma pidin selle viimase kinnituse andma, et me ikka päriselt tuleme, siis mul tekkis korraks mingi nagu, et kas ma päriselt tahan või et kas on vajalik või midagi sellist. Et pigem on need hirmud seotud olnud võib-olla hoopis sellega, et mis siis ongi, kui ma ei saa tagasi tulla sellel päeval, on ju mingid sellised hirmud. Ja siis meil on see Viireveera teema ka siin ikkagi õhus olnud, vaata, et lihtsalt oli nagu, et lihtsalt oli mingi niisugune situatsioon, et esimesel päeval keegi ka küsis siin, et kas on ja et mängiti selle mõttega. Ja siis ma ei tea, kas teisel ööl või 3. ööl niimoodi, et me läksime, see oligi äkki see esmaspäeva õhtu, ööl vastu esmaspäeva, jah. Et siis me läksime õhtul magama kõik ja hommikul siis keegi ütleb, et kuule, kas teie käisite ülemisel korrusel WC-s? Me ütlesime, et ei käinud, et me käime alumisel korrusel WC-s.
ja siis neil oli nagu lihtsalt selline situatsioon, et siis kui nad läksid, keegi oli öösel läinud vetsu, siis keegi oli täpselt tõmmanud vetsu ukse kinni, aga nemad teadsid, et nende toast keegi ei olnud. Ja siis nad ei julgenud minna, nagu ei läinud vetsu ja neile tundus, et keegi tuli trepist üles ja see ei olnud nagu meie seltskonnast kellegi sammud nagu. Ja siis oli nagu see ja hommikul olid paari toa uksed siit lahti esimesel korrusel. Ja kuna meil oli kogu aeg kokkulepe, et me hoiame uksed kinni, sest et siis on sooja pärast nagu on parem, kui et võimalikult vähesed uksed oleksid lahti. Igal juhul hommikul oli need uksed lahti ja siis oli nagu mingit niukest elevust, ma ütleks siis niimoodi, keegi nagu selle pärast ära ei hirmunud, ühel tüdrukul tuli natuke, aga selles mõttes, et igal kohal on omad hoidjad ja vaimud olemas, nii et mina lihtsalt usun seda ja kuna ma olen elus kogenud ka varem seda, et mõnikord on selliseid mittenähtavaid või nähtavaid asju ka, nii et siis nagu kuidagi, kui sa ise oled heatahtlik ju koha suhtes, siis miks peaks olema siis, mis iganes siin on või kes iganes siin ei ole, et siis ju mida siin on karta siis? Aga siis, kui lätlased ära läksid, siis oli küll kahtlaselt tühi ja vaikne see maja. Et siis natuke harjumis. Issand, kui vahva, et tõesti, kas usu või mitte on ja aga need kogemused, mida kogete, need on tõelised, et võta siis näpust on ja, et samas on nagu vahva, et selline asi nagu aset leidis, aga samas on jälle ka see, et tõesti põnevust tekitav ja mõtled, et mis see nüüd siis oli, on ja. Et aga ütleme, et kas kogemus saarel nüüd küll saate alles selle võimaluse olla rohkem kahekesi seal koos, aga kuidas ja kas on see 11 lähendanud? Et kuidas ütleme, teineteist on mõjutanud teie omavahelist suhet abikaasaga? Jaa, kuna me oleme muidu ka sellised inimesed, kes võtavad aega selleks, et istuda ja rääkida ja olla. Aga me oleme eile vestlesime päris pikalt ja kuidagi selleks aususeks on ruumi. Ma ütleks siis niimoodi, et siis me oleme küll saanud nagu rääkida. Aga me nagu ei oska öelda, me oleme muidu ka päris niisugused nagu ei hoia midagi nagu kuskil ei suru maha või et selles suhtes ei, meil on väga nagu mõnus koos olla ja siin on see nagu, et kuna tavapäraselt on ju lapsed on ju elus, kogu aeg on lapsed ümber, et siis võib-olla just seda nagu üks-ühele aega ja nagu tema ütles, et nüüd me saame alasti joosta mööda ümber majaga, kui tahame. Et see muidu tavaliselt, kui linnas elad, siis kuna mina olen hästi niisugune alasti inimene, kui ma saan olla kuskil omaette, et siis et Tartus ka ma ikkagi ei saa seda tunda ja lapsed on ka niisuguses eas, kus enam ei, et ema ega isana, et kuna seal niisugused varateismelised on koos, et siis igaüks austab ikkagi teineteist, et siis see võimalikkus on siin, et me saame alasti olla, kui me tahame. Et see on jällegi, see on mingi niisugune asi, mida sa nagu võib-olla igal pool ei saagi kogeda kogu aeg, et siis see teada, et me oleme üksi, et siis mingi niisugune vaheldus, ma ütleks siis niimoodi. Aga mis sa tunned, kas sa oleksid tulnud näiteks, kui nüüd mõelda sedasi, et kas oleksid tulnud üksinda saarele? Kas oleksid valmis tulema üksinda? Ma mõtlesin selle peale täna hommikul, kusjuures ma ärkasin üles, siis ma mõtlesin, et huvitav, et kas ma tahaks olla siin üksi. Ma tean, et ma olen selleks võimeline, aga kui ma lugesin seda ka üleskutset, siis ma nagu leidsin sealt üleskutsest nagu mingi sellise, tegelikult, et rangelt soovituslik oleks ikkagi kahekesi tulla. Ja mulle tundub, et võib-olla just sellistes nagu kontekstides, et ma ei tea, võib-olla ongi vaja, ma ei tea, midagi füüsilist teha. Kui me räägimegi, ma ei tea, meil ei ole praegu vaja, ma ei tea, generaatoriga toimetada või ma ei tea isegi, kuidas need süsteemid on. Või et näiteks, ma ei tea, puude toomise ja kõige sellega, ma tean, et ma saan üksi hakkama.
aga ma ütleks niimoodi, et aga me kunagi ei tea, mis elu võib tuua. Et me ei tea kunagi, et kas või see, et oli täiesti jäine see purre ja kõik on ju, et sa võib-olla kukud teinekord ja et kui on niisugused olud lihtsalt, kus sul on vaja nagu teist inimest kõrvale, et siis ma ütleks, et jah, kahekesi on kindlasti mõnusam. Ma arvan, et ka inimesed, kes on harjunud üksi käima ja matkamas ja ma tean, mul on endal sõprade hulgas päris mitmeid, kes on, ma ei tea, Keri saarel olnud saarevahiks täiesti üksinda ja kes käivad seiklemas üksinda, on ju. Et see sõltub hästi sellest ka inimtüübist ja niisugusest iseloomust. Et kindlasti saab hakkama. Aga mõnes mõttes ma ütleks niimoodi, et ressursside kontekstis mulle tundub, et kahekesi on siin vist isegi mõistlikum olla, sest et kui sa juba kütad ja kui sa juba teed mingeid asju siin, et siis kahekesi on kindlasti mõistlikum kui üksinda näiteks kütta 2 tuba või et ma isegi ütleks, et 2 paari oleks ka väga vahva siin olla. Et kui ma vaatan kas või seda maja, et siin see ahi, mida me kütame, see kütabki korraga 2 tuba soojaks ja mõnes mõttes nagu noh, ja või siis on 2 inimest, kes ei maga ühes toas, on ju, et noh, tõesti mõistlik variant, ma ütleks nagu ressursside kasutamise mõttes mõistlik variant, et ja toredam on ka kindlasti kahekesi olla. See muljete jagamine kindlasti vaata kohene selline, et kellega sa seal räägid on ja sa pildistad nii-öelda oma mõtetesse ja räägid nii-öelda iseendal on ju, aga teistega nagu jagamine kohe, et see on ikka palju põnevam. Ma olen täitsa päri sellega. Tead, meil on nüüd küsimused otsa saanud, aga soovid sa midagi siia lõppu lisada ka öelda teistele tulevastele saarevahtidele näiteks? Mõnes mõttes ma võib-olla ütleks seda, et kui tulla niimoodi olema nädal aega, et siis ma tegelikult hästi soovitaks läbi mõelda selle, et mille järgi sa ise siia tuled. Ehk siis, et mille suhtes sa erinevad oled. Et kui nagu lihtsalt tulla, ma ei tea, scrollima või lihtsalt tulla nagu põgeneda millegi eest, et võib-olla see ei ole nagu see lahendus, aga tõesti see on nagu hea võimalus välja lülitada võib-olla siis sellisest nagu igapäevasest rütmist ja noh, mina ise nagu otsustasin selle, et ma magan siin nii palju, kui ma tahan, ma loen raamatuid siin nii palju, kui ma tahan ja ma teen nii vähe tööd, kui ma tahan. Et noh, ettevõtjana teinekord lihtsalt harjumus igapäevaselt olla ettevõtja, see on elustiili osa, aga lihtsalt, et saaks tekitada seda niisugust situatsiooni, kus ma saan enda elu natuke kõrvalt vaadelda, aga selleks peab selles natuke nagu olema, et seda teha. Et mulle endale nagu tundub, et see on, et teada, mille pärast sa tuled ja kui sa tahad lihtsalt nagu ka lõõgastuda ja lõdvestuda, siis mõelda, et mida sa vajad selleks, et mida sa tahaksid. Ja ka tegelikult, kui ma vaatan nagu, no ma ei tea, kas või seda, et kuidas on köök varustatud, mis võimalused siin on, ma ei tea, raamatute, lauamängude, noh, kõige osas, et tegelikult on ju saar väga hästi nagu ette valmistatud ja kindlasti saab üllatada mingite asjadega, et võib juhtuda niimoodi, et ma ei tea, kapi peal on just täpselt see asi, mida sa oled tükk aega mõelnud, ma ei tea, võib-olla mõnda raamatut lugeda ja siis sa näed, et see siin on olemas või et ta üllatab ja jätta ka nagu nendeks üllatusteks ruumi, et mis siin, ma ei tea, kõrvaltoas on või mis seal kõrval kapis on või milliseid nagu võimalusi see saar ise pakub, et selles suhtes on siin need võimalused olemas. Käi kas või iga päev, tee oma talvist, ma ei tea, karastust või basseinis on vesi sees. Ja meie käisime siis, kui me otsustasime ühel õhtul, me tegime sauna, nagu lätlased tahtsid seal mingit oma keha hooldusasju teha ja siis me käisime ka pärast ja saime selle ja siis too päev oli see jää veel seal peal nagu basseinil, et niisuguse korraliku nagu jääsupluse teha. Et selles suhtes see saar ise üllatab ja mõnes mõttes lihtsalt ära otsustada, mida sa tahad ja võib juhtuda, et see juhtub siin, mida sa tahad või mida sa oled igatsenud tükk aega.
et hästi avatud ja kui ka veel peaks juhtuma mingi niisuguseid situatsioone, kus satub veel keegi siia, siis nagu julgelt avada ennast sellele, sest kes teab, mida see nagu tegelikult loob või toob või välja loob. Et meil just oligi nagu ka võib-olla hea kokkuvõte ka sellele meie vestlusele siin, et siis, kui ma kevadel rääkisin oma abikaasale, aga noh, et päris äge oleks nagu see, et kui me oleme seal looduse keskel, et siis see, kuidas me tantsime või oleme või süüa valmistame, et päris äge, kui mingi aeg keegi filmiks seda või nagu pildistaks seda või eemalt, aga noh, et ei tahaks ju kogu aeg võtta kaasa seda fotograafi või kedagi videograafi, on ju. Aga siis meile sattus just niimoodi, et meiega olid kaasas kõik mingid droonid ja kaamerad ja noh, ja inimesed on ju, ehk tegelikult me saime endale päris ilusaid kaadreid meist koos, aga kui ma ei oskaks seda võib-olla isegi hinnata ja ma võib-olla ei lubakski ennast filmida, kui ma ei oleks seda enda jaoks avanud, et see oleks üliarmas, kui keegi nagu meid eemalt vaatleks. Need on need momendid, mis sa nagu tahad endaga kaasa võtta ja isegi kui sa salvestad nad siia, siis ma kujutan ette, et 10 aasta pärast seda meenutada selliselt, et kuidas me köögis tantsime sellel ajal, kui me süüa teeme, et noh, seda lihtsalt nagu, seda ei ole võimalik taastada nagu mingil muul moel, on ju. Et see julgeda unistada, isegi kui need tunduvad nagu kõige jaburamad asjad, siis tõesti võib juhtuda, et need unistused nagu lähevad täide, aga sa isegi ei tea, millisel viisil. Ja mida lätlased ütlesid, et nemad tahavad kindlasti tulla siia suvel tagasi. Nad juba küsisid ja ma ütlesin neile, et ma tean, et siin on aeg-ajalt ka mingid vallaliste pidusid. Ja siis nad ütlesid, et me tahame teada kohe, kuna need peod tulevad. Me tahame tulla. Et selles suhtes nagu vaata sellised asjad, et mina ise olen ju käinud siin varem retriidi kontekstis, et see saar tõesti nagu see võimaldab teha väga imelisi sündmuseid ja ta võimaldab nagu kogemustena ka seda saart kogeda erinevatel viisidel, et minu jaoks see retriidi kogemus versus nüüd see nädal aega siin kogemus on erinevad. Mõnes mõttes sarnased, aga siiski väga erinevad. Ma kujutan ette, et mingi väga vägev pidu võib ka siin olla väga äge, sest et inimesed nagu loomupäraselt võtavad siin ennast nagu, lülitadki sellest maismaa või mandri värgist välja ja kuidagi tunned, et siin ma olen vabam. Ja siis inimesed saavad nagu endas näha neid mingeid uusi külgi. Ja issand, nii armsad ja vahvad jagamised ja nii siirad. Ja kuidagi sa oskasid seda rääkida, selle kõik kokku võtta niimoodi, et ma ise tundsin ka korraks, et ma olen seal. Et see on nii vahva ja nii äge. Ma olen tõesti siiralt tänulik sulle, et sa olid valmis tulema rääkima veel kord. Suur aitäh sulle. Ja suur aitäh ka kõikidele kuulajatele, vaatajatele ja meie siit poolt lõpetame. Tšau! Tšau! We love Weedalai! 'Cause I'm having a good time, having a good time. Shooting star